Naised saunas rääkisid Kalle olla läinud Soome tööle. Malle säng jäi külmaks, kutsus külla naabrimehe Mati. Võib ka öelda tänapäeva Kati. Siis kui Kalle Soomes kipsi pani, Malle samal ajal kodus naabrimehega vaeva nägi. Malle aga teadnud seda, et ka Kalle vana siga tiiba ripsutab seal nii, et pliks ja plaks, hääled need pol mingi haamrilaks. Kalle meisterdamas hoopis verivärsket laast. Sa Tiina, viska leili juurde, vaat kas heita kerisele, puid veel tule suule. Sest see, mis räägin edasi, võib liigutada meie külas mägesi. Nii Kalle oma Soome kipsi tööga tiiba ripsutades lindaga, kes ka ise elatab end raske tööga. Linda sahistades moppi lappi, mõeldes kas ka Kallel Eestis on veel lapsi. Kallel Lindal oma pere, lapsed, mees ja majapidamine. Kallel Malle Lindal mees, kes me küla esimees, no tead ju küll, see Malle naabrimees. Sa Tiina, viska leili juurde, vaat kas heita kerisele, puid veel tule suule. Sest see, mis räägin edasi, võib liigutada meie külas mägesi. Sa Tiina, vaat kas heita kerisele, puid veel tule suule. Sest see, mis räägin edasi, võib liigutada meie külas mägesi. Mis te naised arvate, kas ka ise minna Soome? Siin ju ainult külajutte loome. Seal me teeniks palju pappi, sahistades moppi lappi. Lapsed jätaks Malle hoolde, Soomes teeks neid ise juurde. Või siis mitte peale leili peseks puhtaks, läheks tuppa, teeniks Instagramis klikke. Tinderis te leidiks suvalisi kutte, oma mees nüüd ootab sauna, millal Kallega saaks laulda elu. Siis meil annaks mõtte, ei peaks saunas vaatama teid mutte.